Tervitused teile Raplamaa sõnumite podcasti kuulajad. November on alanud ja meile on täna külla tulnud 2 noort, õde ja vend lausa, kes siis näitasid, et kohalikel valimistel on ka noorte hääl oluline. Trevor Andris Rudnevs ja Doris Lisette Rudnevs on meil siin. Tere teile! Tervist! Tervist! Ja nemad siis kandideerisid sel aastal Rapla vallas Reformierakonna nimekirjas ja pääsesid ka Rapla vallavolikokku ja Trevor Andris sai siis 78 häält ja Doris Lisette 83 on mul õigus, jah? On õigus, jah. Õiged andmed. Aga ma arvan, et võib-olla alustuseks kuulajatele natukene tutvustate ennast, et kui vanad te esiteks võib-olla olete ja et kui me siin räägime, et noored on külas, et oleks pilt silme ees. Ja võib-olla ma küsin ka, et kuidas sõbrad teid kutsuvad, et kas kutsuvad täisnimedega? Väga harva, et minu arust see eesnimi on ikkagi ainult, mis on, et see on päris põnev, et jah, meil on tegelikult üks kolmas siis vend veel, kellel on samamoodi 2 nime, aga tegelikult lõpuks ikkagi jääb see esimene nimi ainult meelde ja pilti. Jah, viimati vist Anderist kasutas ainult õpetajad. Väga ammu pole kuulnud, et endalgi meelest läinud, et teine nimi ka on. Ja. Oota, aga kui vanad te siis olete? Mina olen 24-aastane, Raplas siis tegutsen mitmel tasandil, et väga palju ka kultuuriga nüüd viimasel ajal seotud, et 4-5 aastat tagasi alustasin ka filmifestival Kaader korraldustiimis rohkem panustamist ja nüüdseks koos Randoga olemegi 5 aastat koos teinud seda ja sel aastal oli ka üsna suurejoonaline, kuna oli see ka juubeliaasta ning teisalt ettevõtlusega tegelen ka Raplas ja ka Raplast väljaspool, et Hoogmobiliit OÜ asutaja ning jah, olemegi Raplas toonud elektrised tõukerattad siia, nüüd hiljuti ka toidukuller teenuse ja ka nutika aagisirendi. No Doris, räägi ennast ka võib-olla liidelt. Ma olen siis 3 aastat vanem, 27 ja ma olen tööalaselt olnud hästi palju seotud poliitikaga, mind hakkas huvitama poliitika hästi noorelt, ma läksin õppima riigiteadusi ja tegin seal oma kõrghariduse ära ja siis ma olen töötanud erinevates asutustes nagu Riigikogu ja nüüd ka Euroopa Parlament 2 viimast aastat ja nüüd olen tagasi Eestis ja sealt ka see huvi nüüd uuesti tulla siia kohalikul tasandil. No see kõlab igatahes väga loogiliselt, aga kuidas sinul, Trevor, on, kuidas sina poliitikasse see aasta siis jõudsid? Eks esimene mõttetera tuli muidugi perekonnast ja sealt hakkaski mõte vaikselt kerima ja siis kui ma nägin, et nimekirjad vaikselt hakkasid juba välja tulema, et ma olin üsna viimasel piiril kandideerisin ja nägingi, et väga palju noori ka ei kandideeri, siis tekkiski mõte, et äkki ikkagi peaks ka noorte häält natuke rohkem esindama, et Doris on ka üsna noor tegelikult veel, aga ma olen ikkagi 3 aastat noorem ja endal ka erinevad sõpruskonnad ja sidemed siis noortega, et siis tundus loogiline valik, et ise ka kaasa lüüa. No kui üllatav teile valimistel häälesaak oli selles mõttes, et teie ja Kalle Toomet kolmekesi Reformierakonnast pääsesite, no Kalle Toomet on ju legendaarne poliitik Raplamaal, teie täitsa värsked näod, et kui üllatav see teile oli? Eks arvata oli, et koos õega kandideerides võib üsna raske olla, sest sugulaste hääled ju lähevad ka pooleks ja ühised sõbrad on ka ikkagi. See oli ka üllatav, et mõlemad saime, kuid jah, lootus oli alati olemas, et ikka saame, et selles mõttes üllatusena otseselt ei tulda, aga ikkagi väga lahe, et mõlemad just saime ka. Mulle tuli ta pigem ikka suure üllatusena, et just seesama, et me justkui nagu sööme üksteise hääli ära, see hirm oli kogu aeg ja et kas ikka oli nagu nii mõistlik, et kuigi see on väga tore, et meil on nagu rohkem noori kandidaati nimekirjas, aga see oli ikka suur üllatus, et me ikkagi saime, sest et ega meie nimekirjal Reformierakonnal ei olnud lihtne see kampaania, et kõik, mis toimub riigis, mõjutab ka kohapealselt, kõik, mis toimub Tallinnas, mõjutab ka kohapealselt, et me olime ikkagi, aga me tegime ka palju tööd, nägime palju vaeva, et üldse need hääled tuua ja me oleme väga-väga tänulikud kõigile, kes hääletasid. No sa juba mainisid siin, et sugulaste hääled lähevad pooleks, et kas see oli kuidagi täpselt niimoodi, et sina hääletad minu poolt ja sina õe poolt, või kuidas te selle omavahel selgeks tegite? Nii ja naa, jah. Et kuna enamik meie suguvõsa perekonda tuttavaid
niikuinii oleks ühte või kumbagi meid valinud, et ei olnud seda, et tahaks täiesti üldse muud nimekirja valida, et siis me, eks niimoodi loomulikult jaotasime need ära, et kes rohkem tunneb, aga läks kusjuures üsna tasakaalukalt juba iseenesest paika. No natuke juba rääkisid sellest valimiskampaaniast, et kuidas teil kulges, et mis teid üllatas ja võib-olla mis need keerukamad kohad olid? No, minu jaoks keerukas oli võib-olla algus üldse julgus kokku võtta, et kandideerida ja oligi, kas sõbrad nüüd sildistavad mind poliitikuks või mis täpsemalt olema hakkab, aga lõpuks kui aeg edasi, siis julgus kerkis, et kui alguses võib-olla julgenud isegi ennast plakatile panna, siis lõpuks õega tegime korralikku aktiivset promo siis Selver ees, mis alguses tundus ka väga hirmutav, aga lõpuks juba sai hirmudest üle ning kindlasti väga hea kogemus. Ja, et ma näen seda ise, ma ise olen teinud tänavakampaaniat juba rohkem, et siis on see julgus juba võõra inimesi juurde minna rääkima endast ja oma mõtetest on natukene nagu lihtsam, aga täiesti uuena tulla on kindlasti see väga raske, see esimene kord ja kui sa saad selle esimese natukene, mitte kurja sõna, aga sellise pahurama vastuse või pilgu sealt, et siis see kindlasti võtab motivatsiooni alla, aga minu arust tänaval ikkagi see energia on ikkagi pigem toetav. No kokku teil kahe peale siin circa 160 häält on ju, et natuke võib-olla isegi rohkem. Need kindlasti ei ole kõik teie sugulased, ma eeldan, et nii suur suguvõsa võib-olla teil ei ole, aga mis te arvate, et miks siis teie poolt veel inimesed hääletasid, kas ainult puhtalt veel sõpruskond sinna juurde ja ongi hääled koos või on seal ikkagi laiem kindlasti kogukond? Mitte. Ma arvan, et kindlasti meie sõbrad, kes Rapla vallast elavad, et see on ka tegelikult omaette küsimus, et paljud meie sõbrad elavad ka väljapool Rapla valda ja ei hääleta siin ringkonnas. Aga see, ma arvan, see tuli, need hääled tulid paljuski ka tänavalt, sest et meil kindlasti isegi kahe peale kokku ei ole nagu nii suurt tutvusringkonda ikkagi, et kes nüüd kindlasti hääletaks sellises mahus. Aga me kuulsime ka hästi palju ja Trevor samamoodi kuulis tänavatelt, et kui tegelikult positiivne on, et üldse on niisugune otsesuhtlus, et sa saad küsida küsimusi, saad peegeldada, mis on siis valija nagu mõtted, probleemkohad, mis ta näeb, mida saaks parandada, et see oli hea kogemus nagu. Jah, üks juhus oligi selline, kui Selveri Storiesiga olime, jagasin ka enda lipiku ühele vanemale meesterahvale, siis ta vaatas mu lipikut natukene ja siis mõtles, ütles, et esimest korda näen seda inimest, kelle poolt ma hääletasin. No vot, see on küll tõesti ja ilmselt väga tore hetk. Kas teil on juba olnud juttu ka, et millist rolli teile Rapla vallas pakutakse või oli kogus, et on seda juttu olnud teil? Me oleme hetkel koalitsioonikõnelustes siis Vallakodanike Liidu ja Isamaaga ja sealsed need kokkulepped siis sünnivad, aga Raini kui tulevase siis vallavanema kandidaadi puhul me näeme hästi suurt toetust noortele ja nendele noortele, kes siis ka volikogus on, et seda usaldust paistab justkui olevat. Jah, isiklikult Rainiga koostöö mul algas umbes 3 aastat tagasi, kui esitlesin talle seda ulmelist mõtet, et tooks renditavad tõukerattad siis Rapla tänavale. Ta oli tol ajal abivallavanem ja ta oli kohe väga päri sellega ja kohe, tol ajal ta võib-olla oli natuke tundlik teema ka Eesti inimestele, et tõukerattad hirmus värk, aga nüüdseks tundub uuenduslikus linnas ikkagi lahutamatu osa tõukerattad ja alguses Rain ka võttis kogu selle kriitika kõik enda peale, mis nii-öelda tuli siis meediast, et kaitses väga palju. Mis see valdkonnad teid endast kõige rohkem huvitaks, kuhu te tahaksite kõige rohkem panustada? Mina olen tegelenud oma nii tööelus kui ka nii-öelda kandideerides poliitikuna hästi laia valdkonnaga, et tegelikult eelmised 4 aastat ma küll ei olnud volikogu liige, aga ma olin siis komisjonis, olin majandus- ja keskkonnakomisjonis, et need teemad mind kindlasti väga kõnetavad, aga minu südameteema kindlasti on ka noortevaldkond, et ma olen seal varasemalt töötanud pikalt ja see, et meil noored oleksid väga tugevalt kaasatud ja oleks selline järjepidev ja süstemaatiline koostöö siis volikogu vallavalitsusega ja noorte vahel, et oleks ikka pidev töö. Jah, isiklikult ettevõtjana majandusvaldkond ning muidugi sport ja kultuur ka minu elu lahutamatu osa, et need valdkonnad ka. No, mul on siin selline võib-olla natuke raske küsimus, millele vastata, aga äkki saate oma fantaasia tööle panna, et kui te saaksite homme ühe asja Raplas muuta või Rapla vallas, et see oleks puhtalt teie teha näiteks, siis mis see oleks, mis te muudaksite?
Rapla linnas just on majutusega väga rasked lood, kuid see on kindlasti nokk kinni, saba lahti olukord, et peab ka toimuma sündmusi, peab olema inimestel põhjust, miks Raplas ööbida. Aga samas ei saa ka enne sündmusi toimuda, kui Raplas pole ka ööbimiskohta. Et see on muidugi ka ilmselt päris palju erasektori abi on sellele vaja. Kui näiteks filmifestival kaadrit korraldades, nüüd meil tuli ka osalejaid üle Eesti, et circa 200 osalejat, siis oli ka väga suur küsimuse koht, et kus neid kõiki majutada. No see turismi teema siis natukene on ka hingel, ma saan aru. Ja kindlasti ja ma arvan siuke üldine ka arenguteema, et see, et meil tuleb siia kunagi ka Rail Baltica peatus ja kõik see, et meil tegelikult vald areneks, ei siis nii-öelda piiraks seda arengut, vaid oleks hästi sõbralik uutele arendustele, ehitustele, planeeringutele siin, et me suudaks seda kiiresti kõike teha ja niimoodi, et me meelitaks ka siia rohkem arengut, innovatsiooni. No kuidas siis Rapla valda noortele just atraktiivsemaks teha, mis te arvate? Kindlasti suurlinna teenused muudavad seda valda atraktiivsemaks, et seda ma olen ka isiklikult ettevõtjana üritanud parandada, et kas või nüüd toidukuller teenus, mis kindlasti on väga mugav ja võib-olla suurlinnas kolides teise linna, kus võib seda teenust pole, siis ikkagi võtab väikse tüki küljest ja muidugi elektrilised tõukerattad ka, et mugav liikumisviis, et on alati olemas seal, kus seda vaja on. Siuksed uued teenused ja tooted nii-öelda, mis kättesaadavad oleks. Ja valla poole pealt ma arvan ongi see sama, et oleks see pidev noorte kaasatus, et kui noor on kodukohaga seotud juba, ma ei tea, gümnaasiumi ajal, siis on väga suur tõenäosus, et tuleb siia ka tagasi. Et kui ta ei tunne, et ta on valla otsustega seotud, ta läheb tõenäoliselt õppima või elama mingi hetk väljapoole Raplat, et tal ei teki seda sidet, et tulla tagasi, et ma arvan, see side on hästi oluline tekitada kohe noorega siin. Aga mis te arvate, kui populaarne on poliitika üldse noorte seas, et tegelikult teie vanuseid noori ei ole ju väga palju kandideerimas? See on väga suur probleem ja tegelikult kuigi me siin podcastis ja ka nagu laiemalt sildistame ennast noorteks, ega me tegelikult ei ole ka enam noored, et tegelikult suurem probleem on veel see, et kuidas kaasata neid gümnaasiumiealisi ja siis 20-ndate täitsa alguses olevaid noori, kes siin on, et see on hästi suur murekoht, aga poliitika noorte silmis ma arvan, et see muutus on toimunud nii ülemaailmselt kui ka Eestis, et meil on mõned äärmuslikumad jõud, kes muudavad natukene selle poliitilise kultuuri selliseks mitte nii meeldivaks, et miks peaks mõni noor sinna tahtma minna, et see küsimus tihtipeale ka meile esitatakse, et miks te seal olete, et seal on ainult sõimamine ja midagi nagu mõistlikult ei tehta, aga tegelikult seal sees olles sa näed, et seal tegelikult sa saad küll teha asju. No kui hästi te kriitikat talute? Kindlasti tuleb seda ette, kui olla vallavolikogus, et avalik tähelepanu, kriitika, kõik jääb selle juurde. Ma arvan, kriitika võib alati edasi, seda saab anda ka väga konstruktiivset ja isegi kui ta ei ole konstruktiivne, siis alati seal on mingisugune tõetera sees, mille pealt siis saab tegelikult alati paremaks. Et ma arvan, et ei tohi kunagi leppida, et ükski asi pole kunagi valmis, ükski asi ei ole kunagi perfektne, et alati saab paremaks, et ma arvan see. Jah, eks aastatega ettevõtja olles on ka oskus tekkinud filtreerida see õige kriitika välja tühjast kriitikast. Et tuleb võtta kriitikat ka heana, et see viibki edasi. No kui tulla natuke nüüd poliitikas konkreetsemalt Reformierakonna juurde, siis nagu sa juba Doris ka alguses mainisid, et Reformierakonnal ei ole olnud lihtne kampaaniat teha tänu sellele, mis toimub pealinnas, et ma kujutan ette, et see võib noori veel kaugemale Reformierakonnast lükata, kui saab nii öelda. Jah ja ei, kindlasti ta hirmutab ja kui on sükest üldist hoiakut, et ollakse hästi kriitilised, aga ma arvan, samas on siiski see, et noored on, vähemalt ma olin 2 aastat siis Reformi noorte esimees, mis on siis Reformierakonna noortekogu ja seal puutusin kokku siis nende noortega, kes just Reformierakonnast huvitavad hästi palju. Ja tegelikult paljud noored on hästi teadlikud, nad on hästi ideoloogipõhised, maailmavaatepõhised, et tegelikult need asjad ju ei muutu nagu ajas nii suuresti, need kindlasti arenevad ja kohanduvad meie tänapäevaga, aga enamik noored ikkagi, kes on päriselt huvitatud poliitikast, valivad selle siis maailmavaate ja sellise suuremate ideede põhjal kui päevapoliitika raames. No kuidas siis saada noori, mingid konkreetsed võib-olla mõtted ka, et kas peaks kuidagi koolides käima rohkem või tegema sotsiaalmeedias paremat tööd või kuidas see võiks välja näha?
Sotsiaalmeedias on kindlasti palju kergem ja efektiivsem kaasata noori, et kui kogunemisi teha, siis neid päris iga päev ei jõua teha, aga sotsiaalmeedias võid kas iga päev olla nendega suhtluses või hoida kursis vähemalt. Et kindlasti sotsiaalmeedia peaks olema see kanal, kus suhelda noortega. Kuidas te ise tunnete, olete suutnud natuke lõbusamaks poliitikat teha noorte jaoks oma kampaaniaga või kuidas see tunnetus on? Ma usun, et mõned noored, kes muidu poleks hääletama läinud, siis tänu meie kandideerimisele ikkagi võtsid kätte ja läksid hääletama. Et võib öelda küll. No kuidas te tunnete, nüüd 2027 on Riigikogu valimised ees ja Harjumaa ja Raplamaa on justkui nagu ühes osakonnas seal on ju, et kas see võib mõjutada Raplamaa sellist pääsemist Riigikokku, et kui võtta siis arvesse just rahvaarvu näiteks, et Jaa, absoluutselt, et me tegelikult on nüüd ka üleriigilised arutelud olnud, et ringkondi muuta, aga noh, kindlasti üks asi, mida Raplamaa elanikud saavad teha, on hääletada kohaliku kandidaadi poolt. Et noh, eelmises koosseisus oli meil kas 1 või 2 esindajat on ju Raplamaalt, aga seda siis 101 peale, mis kui jagada see maakondade vahel ära, siis me kindlasti ei ole võib-olla nii hästi esindatud, kui me võiks olla. Et kindlasti soovitan kõigil inimestel siis nimekirjas sõltumata valida siis kohalikku kandidaati. No jah, võib-olla ma eksin, paranda mind Toris, aga mulle tundus, et ka sellel kohalikel valimistel kuidagi Reformierakonna nimekirjad erinevates valdades olid võrreldes mõne teise erakonnaga oluliselt lühemad, et kas Reformierakonna huvi Raplamaa vastu on hakanud hääbuma või ei, kuidas? Absoluutselt mitte, et nende nimekirjadega alustati tööd juba pikalt ette ja nagu ikka on kindlasti ka see, et inimesed, kes algused plaanivad kandideerida, kas mingil isiklikul põhjusel või ka siis päevapoliitikast tulemalt ikkagi seda lõpuks ei tee, aga seekord oli see eriti raske leida uusi kandidaate, leida noori kandidaate ja leida naiskandidaate, et see on hästi keeruline alati ja seekord me nägime, et kõik, mis on riigis tehtud maksupoliitikatega, mis tegelikult kõik on ju meie enda kandidaadid saavad aru nendest tagamaadest, saavad aru selle vajalikkusest ja automaksuga seoses, et paljud otsustasid siis mitte kandideerida sel aastal, jah. Kas te oskate juba võib-olla midagi konkreetselt välja ka öelda, mida te siin Rapla valla koalitsioonileppesse tahaksite kindlasti sisse saada? Ja meil on kindlasti, ma arvan, sellised need teemad, mis me ka ise juba mainisime, et oleks niisugune arengule suunatud vald ja kõik selline ja kindlasti ka meie ümber toimuvast sellest, et me oleksime kriisi valmis, et meil oleks igatpidi elanikkond kaitstud ja informeeritud mis iganes kriisideks ja kindlasti meie siis kui kaks selle tõenäoliselt varsti sündiva koalitsiooni kõige nooremat esindajad seisame ikka noorte eest absoluutselt ka. No ja kuidas te suhtute sellisesse sotsiaalsesse ebavõrdsusesse Eestis, et Reformierakond on pigem selline ettevõtlikkust ja ettevõtjaid toetav erakond on ju, et võib-olla need sotsiaalsed väärtused natukene on mitte täitsa tagaplaanil, aga natuke rohkem tagaplaanil kui mõnel teisel erakonnal, et kuidas seda ebavõrdsust teie arvates, et saaks parandada? See on väga suur probleem ja kindlasti see on ka väga oluline Reformierakonnale, et kindlasti see erinevus, ma arvan, ongi lähenemisviisides, et Reformierakonna selline üldine lähenemine on see, et toetada neid, kes abi vajavad, et mitte jagada toetusi kõigile, vaid neid sihtida. Et seda, aga muidugi kindlasti see ei ole alati nii lihtsasti tehtav, et need asjad võtavad aega, need võtavad ka raha, et neid süsteemi üles ehitada, aga kindlasti seda teemat hoitakse riigipildis ka väga suuret pildis ja sellega tegeletakse, et see ei ole kindlasti kuskil tagaplaanil ja see on suur probleem. No kui ambitsioonikad te selles mõttes ise olete, kas see kohalik tasand piisab või tahate ikkagi Riigikokku ka jõuda? Minul isiklikult ikkagi
oluline on ettevõtlus ja panus Rapla valda, et minul hetkel ei ole vähemalt ambitsiooni kaugemale poliitikas siis pürgida, kuid aasta tagasi mõtlesin sama ka kohalike valimiste osas, et võib kindlasti muutuda kõik, aga hetkel soov on ettevõtjana siis edasi pürgida. No minu jaoks, kuna ma olen töötanud poliitikas, näinud seda seespoolt ja ka kõrvalt muidugi, et ma näen, et see kohalik poliitika ja riigipoliitika on niivõrd seotud ja teemad, mille eest mina seisan, on paljuski tehtavad ka riigi tasandil, et ma kindlasti näen ennast kandideerimas, et juba see, et meil oleks rohkem naisi poliitikas, et me näeme meie naaberriigis Lätis, mis just toimus näiteks, et tõmmati siis tagasi ennast Istanbuli konventsioonist, mis siis naiste õigusi ja sellist naiste vastatud vägivalda väga palju mõjutab ja see konventsioon seda enam kaitses, et kindlasti siuksed suuremad teemad, et nendega saab ikkagi tegeleda riigipoliitikas, me saame kohalikul tasandil seda suunata, seda mõjutada, aga et meil oleks ka riigi tasandil esindajad. Ja. No kui palju te Raplas koha peal olete, elate te siin või elate kuskil maal? Igapäevaselt jah, et töö ja enam pole kui ülikool, et varasemalt oli ülikool, see sai Tallinnas lõpetatud, aga nüüdseks igapäevaselt kõik tegevused on ikkagi Raplas. Mis erialal sina õppisid? Ärindus ja juhtimine. Ja Tori, sina oled ka täitsa Raplas olemas kogu aeg? Jaa, olen Raplas olemas, just. No kuidas te ise tunnete nüüd õe-vennana, et kahekesi seal volikogus teil puudub küll kogemus, aga mis te ise ennustate, et seal kahekesi laua taga, et kas need teemad tulevad hiljem jõululauda ka või jäävad sinna paika? Ma arvan, sellest ei ole pääsu, jah. Et eks me ikka tegelikult ka varasemalt, et me oleme ikka Trevoriga alati arutanud erinevad päevapoliitikat, erinevaid asju, mis maailmas toimub, mis kohalikul tasandil toimub, et see kindlasti midagi uut nüüd ei ole, aga saame need vestlused on siis tõenäoliselt sisukamad ja sügavamad. No Trevor, kui palju sa õe peale näjatud, tundub, et õde on niisugune kogemustega võib-olla natuke rohkem kui sina selles vallas, et sul on muidugi ettevõtjana rohkem kogemusi võib-olla, et kui palju te üksteiselt sellist nõu küsite? Eks jah, Toris on ikkagi spetsialiseerunud sellele siis poliitikasse, et on ju ka õppinud seda varasemalt ülikoolis ja kindlasti rohkem kogemust sellel alal, aga muidugi teisalt ongi mul rohkem ettevõtluskogemust või siis nii-öelda Raplamaal kultuurisündmuste korraldamiskogemust, et mõlemad tugevdame üksteist. Ja, on õppida palju üksteiselt ja mõlemad pidi. No ma ei tea, lõpetuseks võib-olla selline, veel ei lõpeta, ma küsin ühe küsimuse enne veel, mul tuli just praegu mõttesse see pidev, see Rapla valla spa teema, et kuidas teie seda näete või kuidas te sellesse suhtute? Et see on käinud ju läbi mitmel valimistel, et spa meile tuleb ja peab tulema, aga no nüüd sai just Valtus üks ilus minispa valmis, et kas selle teemaga võiks jätkata Rapla vallas? No, ma arvan, et sellised asjad, nad võiksid tulla pigem erasektori initsiatiivil, et muidugi vald peab toetama, kui keegi siia soovib tulla seda tegema, aga me näeme ka, et me ei ole nii suur vald, me ei ole nii rikas vald, et me suudaks siis valla kulul pidada üleval spa-keskust või veekeskust. Ja see, mis Valtus nüüd avati, minu arust on väga-väga tore, et on tegelikult Raplale nii lähedal, meil on seal väga hea võimalus tegelikult käia kodu lähedal juba ujumas ja spaas, kui sõita Tallinnasse, Pärnusse, Rakverre, kuhu iganes. No ooti, nüüd on meil tõukerattad, millega seal Valtus käia, on ju? Täpselt. Okei, aga lõpetame siis sellise küsimusega, et kas ta oskad välja tuua midagi, mida inimesed teie kohta ei tea? Nüüd siin otse eetris tuleb niisugune uudis teie kohta. No ma ei tea, mulle meeldib, see võib-olla ei ole küll kõige šokeerivam uudis, aga mulle meeldib õhtuti jalutada niimoodi, et ma jätan kõik telefoni, kõrvaklapid ja kõik maha. Ma olen väga muidu sellise, ma ei tea, muusika ja podcasti usku, et mul alati midagi nagu tavaliselt kõrval mängib, aga siis päeva lõpuks on nii mõnus täiesti välja lülitada, et sa ei kuule, ei saa mingit uut infot peale, sa lihtsalt oledki hetkes, jalutad ja sünteesid seda infot, mis päeva jooksul toimus.
Ja esimene asi, mis pähe tuleb, on see, mida tihti küsitakse, kuna meil mõlemal on Rudnevstis perekonnanimi, Läti juurtega oleme, aga küsitakse alati, kas läti keelt ka oskame, siis vastus on see, et salda jumps ja sveiks, midagi muud ei oska, et läti keelt ei räägi, kuid Läti juurtega oleme. Okei. No tore, ma tegelikult tänan teid väga tulemast, kindlasti on väga põnevad ajad praegu erinevates maakonna valdades ja teile samuti, et mis nüüd täpselt saama hakkab ja hoiame kindlasti meie kuulajaid ja lugejaid ka kursis sellega. Ja ma soovin teile mõlemale edu teie tegemistes ja noored, kes meid kuulavad, siit saite siis eheda tõestuse, et kui te tahate panustada siis valla arengusse, mitte ainult Rapla või siis Kehtna, Märjamaa, Kohila omadesse ka, et siis on teil see võimalus olemas, nagu näete, noored koguvad ka kenasti hääli ja ei ole üldse mingit muret. Nii et aitäh teile tulemast, edu ja kuulajad, teiega kohtume ka juba järgmisel korral. Aitäh!